siin paigas. Et võib-olla sa mõtled, et kuule, kas pastor Päri enam ei taha kolmapäevaid jutlustada, et eelmine kolmapäev, kui jutlustati, siis Fredi, sina jutlustasid ja nüüd jälle, Fredi, sina jälle jutlustad. Ei, lihtsalt sattus kokku niimoodi, et nii viimane jutlus vanas kohas kui ka esimene jutlus kolmapäevasel õhtul siin uues kohas on siis sõnum läbi minu. Aga ma tõesti usun, et see tänane õhtu saab julgustada ja üles õhutada sind. Halleluja. Kui sul on piibel käepärast, siis sa võid selle lahti teha Apostlite tegude raamatust 15. peatükist. See on, teile võib-olla ei tundu see nii teistmoodi, aga tead, see on hoopis teine tunne, kui sa nagu suures saalis pead rääkima. Et ma ei ole küll närvis, aga sellest ütleme niimoodi, see on ikka päris hea tunne. Aga mul on korralik kantsel, kus peal ma saan kõiki oma märkmeid ilusti hoida, ei kasuta kitsast kantslit. Ma olen õnnistatud selleks, et õnnistada teid. Aga täna me räägime millest siis väga imelisest asjast. Ilma milleta ma võiks öelda, et me ei saaks siin maa peal elada praegusel ajal, vähemalt sellisena, nagu me tunneme seda maad siin. Ja ilma milleta me ei saakski olla kristlased. Nimelt, täna räägin ühest väga imelisest asjast, mille nimeks on Jumala arm. Mis on Jumala arm ja mida see teeb ja mis me sellest saame nii-öelda. Tead, Jumala arm on niivõrd tohutu, et vahest me kristlastena mõtleme, et Jumala arm peitub ainult selles, et me saame päästetud ja siis kunagi me pääseme taevasse. Et see on see, millega piirdub Jumala arm ja me ootame siis, kui me saame päästetud, siis me oleme õnnelikud, jes, ma sain päästetud ja nüüd ma ootan seda, mida ma päästen ükskord taevasse. Ja siis vahepealsel ajal sa lihtsalt üritad olla Jumalale meelepärane ja mitte teda närvi ajada. Aga tead, Jumala armus peitub palju enamat kui lihtsalt need kaks asja. Nimelt ma olen leidnud, et see viis, kuidas Jumala arm väljendub, on väga mitmekülgne ja on osa Jumala armust, mida kogevad absoluutselt kõik inimesed, kes on siin maa peal. Ja täna tahaks rääkida mõningatest nendest punktidest. Aga kas tead seda, et Jumal armastab sind? Amen. Amen. Me oleme kõik tulnud siia tänu sellele, et Jumal armastab meid. Me teame seda, et Jumal armastab meid. Ja tead, kui me mõtleme selle peale, kuidas Jumal armastab meid, siis see on üle mõistuse. Me ei suuda mõista, kuidas keegi saab armastada niimoodi, nagu Jumal armastab meid. Et kui sa vaatad, kuidas Jeesus elas oma elu, kuidas ta tahtis olla õnnistuseks kõikidele ja oli seda. Oli küll inimesi, kes olid tema vastu ja isegi nende vastu Jumal tegelikult Jeesus oli väga armuline, sa võid öelda. Et isegi need variserid, keda Jeesus seal nii-öelda üritas korrigeerida, ta tegi seda tänu läbi armu, sa võid öelda. Sellepärast, et igal ühel neist oli võimalus hakata igal hetkel uskuma. Seda, et see, mida Jeesus räägib, et see on tõde. Aga nad ei teinud seda. Meie, kes me oleme siin ilmas patused või patu teinud, me võime mõelda täpselt samamoodi, et kuidas Jumal saab meid armastada. Sest me iseenesest teame, mida me keegi oleme teinud või korda saatnud siin maa peal, kui palju sellest tundub, et on olnud hea ja kui palju tundub sellest on olnud kuri või õel. Siis mõlema asja puhul, et kui sa mõtled, et ma olen liiga hea või liiga halb, siis sa võid nii-öelda lohutada enne sellega, et mitte keegi pole täiuslik. Paljudel inimestel on see ettekääne. Meil kristlastena on see peaks olema, see lihtsalt teadmine. Et see ei ole ettekääne.
ükskõik, mida sa tee kunagi eluses valesti, sul ei saa olla ettekäine, aga keegi pole täiuslik. Sest kui tuleb kohtupäev, kohtumõistmise päev, sa ei saa seista Jumala ees öelda, et aga ma ei olnud ju nii hull nagu tema. Sellepärast, et Jumal mõõdab igat inimest täiesti erinevalt. Ta mõõdab see vastavalt sellele, kuidas sina oled elanud oma elu, kuidas sina oled kasutanud neid asju, mis tema on sulle andnud, neid ressursse, neid ande või õnnistusi. Ja meil kõigil on asju, mis me jätame tegemata ja võib-olla teeme valesti. Aga mis selles nii hämmastavat siis on? Kui sa mõtled patustena, kui sa ei ole Jeesusega kokku puutunud, sa ei tea, kes on Jeesus, sa ei tea, kes on Jumal, ja sa lihtsalt elad oma elu, siis sa elad patus. Sa oled täielikult, sinu sees on patune loomus, sa võib-olla enda arust mõistad, mis on hea ja mis on õige, sa võib-olla isegi teed seda, aga see põhjus, miks sa seda teed, ei ole mitte selleks, et ülistada Jumalat, vaid see on tänu sellele, et sa lihtsalt mõtled, et ma olen hea nüüd, vaata, mis ma tegin, ma olen nii tubli, Tegelikult sellest peitub isekus. Ja mis asi on isekus, kas keegi oskab öelda? Täpselt. See, mis motivatsiooniga me teeme või mis põhjusel me asju teeme, on väga oluline Jumala silmis. Ja kõik asjad, mis me nii-öelda patustena mõtleme, et me teeme head, seal taga peitub siiski patt. Ja patustena me selles suhtes oleme Jumala vastased, sa võid öelda, seepärast, et Jumalale ei meeldi patt. Ja kui sa teed pattu, siis sa astud Jumalale vastu. Ja põhimõtteliselt sa oled tema vastane. Mida Jumal on teinud, on andnud inimestele tohutult armu läbi selle, et saatis oma poja siia maailma. Ja see on üks väga suur osa Jumala armust, on selline üldine või ühine arm, mis ta on siia maailmale andnud. Kas või see, kui sa loed, et Jumal on nõnda seda maailma armastanud, et oma ainusündinud poja andis. Ta andis oma poja ka nende eest, kes mitte kunagi ei saa vastu võtmast Jeesust oma ellu, oma päästina. Ta suri ka nende eest. Jeesus ei surnud ainult kristlaste eest, sest kui Jeesus suri, siis ei olnud ühtegi kristlast. Amen. Jeesus ei surnud hunniku heade inimeste eest, vaid ta suri kõikide halbade, kurjade kavatsustega inimeste eest. Nende pärast, et nad võiksid saada päästetud. Ükskõik, mida me siin maa peal teeme, me ei suuda välja teenida seda armu, mis Jumal on meile näidanud. Me ei saa mitte mingil viisil välja teenida Jumala armastust. Me ei saa välja teenida Jumala heakskiitu. Me ei saa välja teenida Jumala pühadust või Jumala armu. Mitte mingil viisil me ei saa seda välja teenida. Aga Jumal on armuline. Ja kui sul on Apostlite teod 15 käepärast, siis loeme 11. salmist. Ja, Johannes on siin. Küll on tore, ma tunnen oma piiblit nii hästi. Apostlite teod 15 ja 11. Ent meie usume, ent päästetud olevat isandas Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki. Ma loeksin ka, kuidas on New Living tõlkes öeldud. Et me usume, et me kõik oleme päästetud samal moel teenimata armu läbi Jeesuses Kristuses. See on siis sarnast väljendit kasutatakse õpetussõnade raamatus, kuidas öeldakse, et need välja teenimata karistused ei saa täide minema, et kui me teenimata needused ei lähe täide, et see on täpselt samamoodi. Meie ei ole välja teeninud Jumala armastust mitte mingil viisil, sellepärast, et see on Jumala kingitus. Jumala kingitus, see on and, see on ülim Jumala arm, et ta on halastanud meie peale üldse selle läbi. Teega lahti roomlastele 5. peatükk, see on paar lehekülge edasi.
roomlastele 5 esimesed 2 salmi. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie issand Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usust saanud ligipääsu ka sellele nii-öelda välja teenimata armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Me ei saa Jumala armu välja teenida, aga kui me võtame Jeesuse vastu, siis me saame kogeda suuremal viisil, suuremal määral Jumala armu, sest me saame esiteks teadlikuks sellest armust. Sest kui sa oled patune, sa ei ole Jeesus midagi kuulnud, sa ei tea, et sa elad tema armu all tegelikult. Sa ei ole kogenud tema armu, sest sa ei ole teadlik sellest. Täpselt samamoodi, kuidas inimesed võivad uskuda Jeesusest, kui nad isegi ei ole kuulnud temast. See on selline koht, mis nagu viitab siis evangeeliumi kuulutamisele, et me peaksime minema maailma ja kuulutama ka neile, kes ei ole kuulnud Jeesusest. Aga rääkides siis erinevatest viisidest, kuidas Jumala arm väljendub või tuleb esile siin maailmas, siis esimene viis ongi selline üldine ühine arm, mida kogevad absoluutselt kõik inimesed, kes siin maa peal elavad. Kas või see praegune aeg, kus me elame, seda nimetatakse Piiblis armueaks. See on aeg, kus maa peal on kogudus. Ja tänu sellele, et kogudus on maa peal, ei ole asjad pooltki nii kohutavad või hullud, nagu need võiksid olla. Kui Jumala armu ei oleks maa peal, siis see planeet oleks täiesti teistsugune. See ei oleks nii rahulik. Sa võib-olla praegu, kui sa lähed välja tööle, siis sa ei muretse selle pärast, kas sa nüüd õhtul koju tuled. Muidugi jah, võib juhtuda õnnetus ja mis iganes, aga selles suhtes sa ei tunne pidevat hirmu, sellepärast, et äkki nüüd tuleb mingisugune terrorist ja tuleb ründab mind. Muidugi erinevates maailma kohtades on see erinev, aga sellegipoolest, kus iganes sa saad kogeda Jumala armu. Üks jutlustaja teil sellise drastilise võrdluse, et kõik, mis pole põrgu, on Jumala arm. Ehk siis, kui sa mõtled selle peale, et see, et mul on see võimalus elada siin maa peal, see on Jumala arm. See, et ma ärkan hommikul üles, ma hingan värsket õhku, et mul on vesi, mis tuleb kraanist, kellel on, et Jumal on sind tegelikult nii paljude asjadega õnnistanud. See, et sul on töökoht, see on Jumala arm. See, et sinu ümber on inimesed, kes hoolivad sinust ja julgustavad sind, see on Jumala arm. See on Jumala arm, et sa ei ole ümbritsetud pidevast ohust. Sest isegi kui sa oled ohuga ümbritsetud, siis Jumala armu läbi sa võid olla täielikult kaitstud. Iga soosing, iga võit, iga heategu, iga õnnistus, mis puudutab sinu elu, on Jumala arm. See, et sina töötad seal, kus sa töötad ja puutud kokku inimestega, kes ei ole kristlased, see on Jumala arm, et need inimesed seal on koos sinuga. Neil inimestel on rohkem Jumala armu, kuna sina oled seal nendega, sest sinul on ligipääs Jumalale ja igal hetkel sina saad jagada evangeeliumit nendega. Ja see on Jumala arm. Nüüd, kui sa saad päästetud, siis sa hakkad kogema Jumala armu väga uuel viisil. Nagu ma ütlesin eelnevalt, sa esiteks oled nüüd teadlik Jumala armust. Sa tead, kes on Jumal. Sa tead, et Jumal armastab sind. Sa tead seda, et Jumal tõi ohvri sinu eest ja maksis verega sinu eest. See on osa Jumala päästmise armust või sellest armust, mis tuleb meile läbi selle päästmise. Kui sul on piibel, siis Johannese 1:14. Nüüd lahti teha. Jumal nägi seda, mis maa peal toimub ja teadis, et selleks
ainus viis, et päästa seda maailma, on tuua ohver nende eest. Nüüd, kui sa loed Johannese evangeeliumi esimeses peatükist 14. salmist, siis siin ütleb, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Kui Jeesus tuli siia maa peale, siis selle läbi tuli imeline arm siia maa peale. See, et me ei ela enam seaduse all, vaid et me oleme armu all. See oli lihtsalt ülim Jumala arm selle aja kohta. Nüüd praegu meie oleme niivõrd armuga üle küllustatud, et meie elame sellel ajal, kus Jumala arm on siin maa peal. Kui sa loed siit samast edasi 16. 17. salmist, jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde, aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Nüüd see armu peale, sa võid selle peale vaadata, et sul on see esimene, see üldine arm, mis on kõikide inimeste üle, kes siin maa peal elavad. Ja siis see arm selle peal on see, et sa saad olla kristlane, et sa saad olla päästetud, et sul on lootus sinu tulevikule. Vau, kas pole imeline? Selline on Jumala arm. Ja Jumal teadis, et ainus asi, mis saab nii-öelda päästa meid ja tuua sellist armu meile on täiuslik ohver, kes oli Jeesus. Jumal andis oma parima meie eest ja see peaks näitama, kui suur on Jumala arm. Läheme edasi, mul on väga palju kirja kohta, võib öelda. Kiri roomlastele, 5. peatükk, 15. ja 17. salm. Kiri roomlastele 5:15-17. Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega, sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siin räägib Aadamast, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm. Ülirohkeks on saanud Jumala arm. Ja and, ehk siis kingitus ühe inimese Jeesuse Kristuse armu kaudu. Ja anniga või siis kingitusega ei ole nõnda, nagu ühe patustanu puhul võiks olla. Sest ühe ainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine surmamõistmiseks. Siin räägib sellest veast või otsusest, mille Aadam tegi jälle. Armuand aga on paljude üleastumiste järel õigeks mõistmiseks. Siin räägib sellest armuandmisest läbi Jeesuse. See, et Jeesus tuli siia. Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu. Meie nii-öelda valitseme siin maa peal armu läbi. Me nii-öelda kontrollime seda maailma läbi selle, et arm on siin maa peal ja et meie oleme selle armu all. Sest kui ei oleks ühtegi inimest, kes oleks Jumala armu all, siis kes on näinud selliseid apokalüpti järgseid filme, kus on igasugused zombid ja ma ei tea, näljahädad ja pommid plahvatavad igal pool ja kuskil 80% inimkonnast on lihtsalt hävinenud. Vot selline asi võiks toimuda praegu siin maa peal, kui ei oleks siin maa peal armu. Järgmise punkti ja järgmise kirjakoha juurde minnes, siis sa võid lahti teha Hesekiel 36. Kolmas punkt, mida ma tahan välja tuua või kolmas nüanss Jumala armust on Jumala selline taastav arm, mis on kättesaadav jällegi ainult kristlastele. Et nagu ma rääkisin, see esimene arm, Jumala arm, mis on kõikidele siin maa peal. See on sinuga, isegi kui sa ei ole kristlane, kuni sinu elu saab otsa, kuni sinu maapealne elu lõpeb, siis lõpeb ka see arm. Sellepärast, et see arm on ainult siin maa peal elamiseks. Kui sa ei astu nii-öelda uuele armu tasemele, siis sa ei saa jätkuvalt olla armus. Kui sa ei ole kristlane,
ja sa lähed teispoolsusesse, siis Jumala arm lakkab sinu jaoks. Aga kui sa oled Jeesuse vastu võtnud, siis see arm viib sind edasi. Ja mis osa siis see teine punkt siis puudutab ainult kristlasi ja järgmised kõik selles suhtes, et siin oleks väga palju nüansse armust, mida saaks rääkida, aga ma arvan, et ma ei jõua lihtsalt kõiki täna läbi rääkida. Aga see jällegi peaks julgustama sind uurima Jumala sõnast, Jumala armu kohta. Amen, amen. Sest mis kristlased me oleme, kui me piiblit ei loe ja ise ei uuri Jumala sõna, et täpselt samamoodi ma tahan sind täna julgustada. Uurima Jumala sõna. Ja uurima välja, mis on kõik see, mis on sulle kätte saada. Läbi Jumala armu. Amen. Aga järgmine osa on siis Jumala sinne taastav arm või sinne ühesehitav ja uuendav arm. Loeme Hesekiel 36:26. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Nüüd, hallo, Jeesus ei hakka sinu ihus mingisugust füüsilist kirurgiat praktiseerima. Kui sa võtad Jeesuse vastu, ei tule mingisugune doktori onu mingisuguse skalpelliga ja hakka sul südant välja lõikama. Ma loodan, et sa saad sellest aru. Aga Jumal muudab sinu südame läbi armu, kui sa võtad tema vastu. See ei toimu füüsiliselt. Ma usun, et sa said sellest aru läbi selle näite. Aga mis muutub sinu sees, on sinu igatsused, sinu sisemine olemus, mis on sinu südames. Piibel võrdleb meid savinõude või saviasjatena. Sa võid tuua selle võrdpildi, et kui me saame päästetud, siis Jumal võtab sinu kui värske savitüki kätte ja hakkab seda vormima. Hakkab seda vormima uueks. Kui sa näinud, kuidas potsepad teevad potte või vaase, siis kõigepealt võetakse märksavi, pannakse sinna laua peale keerlema ja siis vaikselt hakatakse vormima. Ja kui sa oled näinud sellist asja pealt, siis sa oled ka näinud vahest, kuidas kui see hakkab kiiremini ja kiiremini pöörlema, siis vahest juhtub niimoodi, et mingi osa lendab kuidagi kõrvale ja siis pead otsast peale alustama. Ja selles suhtes on nagu hea näide meist, sellepärast, et me ei ole täiuslikud ja me paneme vahest mööda ja me vahest lendame nüüd kõrvale ja siis Jumal tuleb tagasi meie juurde, hakkab meid uuesti vormima, paremaks. Võtab aega, võib-olla võtab natukene aeglasemalt, selleks, et sinuga paremini toime tulla. Aga see on täpselt samamoodi Jumal on armuline, ta tuleb meie juurde tagasi, ta aitab meil ennast vormida. Tema vormib meid, võib öelda. Aga Jumal ütleb, et ta annab meile uue südame. Ja sellest peituvad uued igatsused. Nüüd patusest loomuses sinu igatsused ei ole võib-olla käia piiblikoolis, kodugrupis, koguduses, lugeda piiblit päeval ja öösel. Aga kui sa seda kristlaseks, siis selle armuga tulevad need igatsused. Need võib-olla ei ole ka alguses väga tugevad. Ja ühel hetkel sa märkad, et kuule, ma ei igatse neid asju, mis ma kunagi igatsesin. Ja kui mul on valida näiteks, kas ma loen kodus piiblit või lähen sõpradega kinno, siis küsimus pole, mida ma tahan teha. Muidugi läheme kinno. Või äkki ei ole. Äkki sa tahab piiblit lugeda just. Mis on sinu südame igatsus? Piibel räägib ka sellisest konfliktist, mis toimub meie sees. Paulus rääkis sellest väga hästi, et ma tahan teha ühte, aga teen hoopis teist. Miks see on nii? Siis ta küsib enda käest, miks ma teen midagi, mis ma tegelikult ei taha teha? Sest ta teab, mida ta tahab. Ta teab, mis on tema südame igatsused. Kui Jumal annab meile uue südame, siis ta muudab meie igatsused. Ta muudab meie igatsusi. Mitte tema igatsused ei muutu, vaid meie saame tema igatsused enda sisse.
kui Paulus sai päästetud, siis oli ta täiesti teine inimene. Paulus kiusas taga kristlasi oma esimese osa elust. Nüüd esimesest kirjast korintlastele 15. peatükk ja 10. salm. Paulus ütleb siin, aga Jumala armust olen ma see, kes ma olen. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Jumal hakkas kasutama Paulust oma igatsuste kohaselt. Ja Pauluse igatsused muutusid selliseks, nagu olid Jumala igatsused. Ja täpselt samamoodi on igaühe meiega. Sa ei oleks täna siia tulnud, kui sinu igatsus oleks olnud, ma ei tea, kuskil baari leti taga juues mis iganes kokteile või ma ei tea, mis jooke. Sa ei oleks täna tulnud siia, kui sinu sügavaim igatsus oleks olnud kuskil pimedas kitsas tänavas peksta inimesi läbi. Ma toon sellepärast sellised näited, et sa saaksid aru, et millised on need igatsused, mis võivad olla meie sees. Aga tänu Jumala armule sa oled täna siin. Tänu Jumala armule sa täna kuuled seda siin. Selline on Jumala arm. See on Jumala armust, et tema annab sulle selle uue südame. See on Jumala armust, et ta hakkab muutma sind, ta hakkab muutma sinu igatsusi. Läheme edasi siis rohkem siis selle tuumiku poole. Paulus räägib, et meil võivad olla vastuolulised igatsused. Võime olla uhked ja isekad ja mitte tuua au Jumalale selle läbi. Nagu ma ütlesin, Paulus tõi mitmel korral neid näiteid, et tahan teha ühte, aga tuleb välja hoopis teine. Jakobuse 4 võid lahti teha. Ma üritan võimalikult vara teada anda kirja kohtadest, et ei jõuaks sinna minna. Paulus teadis täpselt, mis igatsused tal olid olnud. Ja täpselt samamoodi tead sina, millised igatsused sul olid kunagi. Võib-olla ka alguses, kui sa koguduses hakkasid käima, sul ei olnud need, sa ei hakanud seal käima nende igatsuste pärast, mis Jumalal olid. Sa vaatasid, et kuule, siin on toredad inimesed. Mulle meeldivad toredad inimesed. Ma tahaks ka olla tore inimene. Miks ma ei ole tore inimene? Sellele küsimusele oskad sa väga hästi vastata. Vaatab, kuule, see neie on päris tore. Ma tahaks temaga koos olla. Aga ta käib koguduses. No, äkki natukene aega viitsib seal käia tänu sellele. Võib-olla sul oli selline igatsus. Ma tean, et inimestel võivad olla sellised igatsused. Aga ma tean, millised igatsused minul olid. Või on olnud. Mina olen tegelikult enamus elust olnud põhimõtteliselt kristlane. See tähendab seda, et mind lapsest peale on üles kasvatatud kristlikus kodus, mitte täielikult kristlikus kodus, aga juba lapsena ma teadsin Jumalast, Piiblist. Ma teadsin, et Jumal armastab mind. Ja ka sellel teekonnal on olnud kõrvale kaldeid ja ma pole olnud Jumalale ustav. Ja tänu sellele ma tean, millised igatsused mul on olnud. Aga ma tean, et Jumal läbi oma armu on muutnud neid igatsusi. Ja rohkem ja rohkem ma saan Jumalale tuua au tänu tema armule. Aga Jakobuse 4 ja loeme esimesest salmist, kui sul on see käe pärast. Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid meie keskel? Eks nad tule sealt, teie ihulikkusest sõdivusest, sõdivatest lõbuhimudest. Te himustate ja teil ei ole. Te tapate ja ei suuda midagi saavutada. Te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks. Tahtes seda kulutada oma lõbudeks.
Siin räägib sellest nagu, millised on igatsused ja miks võib-olla mõningad asjad ei toimi meie jaoks. Loeme edasi 4. salmist. Alustuseks kohe väga hea tunnistus. Te abielurikkujad. Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? See on see, mis ma ütlesin, et kui sa oled nii-öelda sellest maailmas, kui sinu igatsused on selle maailma igatsused, siis sa oled Jumala vastu, sa astud konkreetselt Jumalale vastu. Ka kristlasena, kui sa eksid, sa astud Jumalale vastu. Kas see meeldib sulle või mitte? Jumalale ei meeldi, kui sa eksid, kui sa paned mööda tema parimast, sest Jumal tahab sinule parimat. Jumal ei lepi vähesega, Jumal tahab, et sinu elu oleks tõesti parim, mis ta saab olla. Sest sõprus maailmaga on vaen Jumalaga. Kes iganes eelistab olla maailmasõber, seab end Jumala vaenlaseks. 5. salmist. Või arvate, et pühakiri ütleb asjata, kadeduseni ta igatseb vaimu, kes on asunud meisse. Aga ta annab veel suuremat armu. Seepärast ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Alistuge siis Jumalale. Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja käsige südameid. Te hingelt kahestunud. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid. See on selline väga, väga vastuoluline asi, mis siin lõpus on. Alanduge Jumala sees, siis tema ülendab teid. Kristlasena me peaksime olema alandlikud. Kui me saame kiidelda, siis me ei saa kiidelda selles, et oi, kui tubli ma olin. Või keegi kiidab sind. Oh jaa, sa olid nii tubli. Ja, ma tean, aitäh. Ainus asi, milles sa kristlasena saad kiidelda, on selles, kui hea Jumal on ja kui armuline ta on olnud. Amen. Kui sinu igatsus on lihtsalt, ma ei tea, vaata mind, ma olen nii tore, ma olen nii hea, ma olen super, vaata, kui hästi ma räägin, vaata, kui hästi ma laulan, vaata, kui kenasti ma tantsin. Kogu fookus on sinu peal. Teed Jumalale, selles suhtes ei meeldi see, et see on vale, seepärast, et see on isekas käitumine, see on selline ülbe käitumine. Mina. Mis arvad, kas isekus on Jumalale meelepärane? Ei ole, täpselt. Ainus asi, millest me kiidelda saame, on Jumala headuses. Kui keegi ütleb, sa oled nii tubli, siis meie fookus on Jumalal. Jumal andis mulle need andid, tema on õnnistanud mind, aitäh sulle, kiitus Jumalale. Kiitus Jumalale, et sa said midagi vastu võtta sellest. Kiitus Jumalale, et sulle meeldis näha neid ande, mis Jumal on mulle andnud. See on nagu Paulus ütles, et ma olen olnud kõige hullem, aga tänu Jumalale, et ma saan olla kasutatud tema poolt. Ja kui sa vaatad, millele Paulus keskendus, või siis mitte keskendunud, aga kordas pidevalt kogudustele ja inimestele, kellele ta kõneles. Ta alustas kõik oma kirjasid armuga ja ta lõpetas need armuga. Sellepärast, et tema jaoks algusest lõpuni kõik oli Jumala arm. See oli Jumala imeline arm, mis tõi Pauluse päästmisele. Ja see oli imeline arm, kuidas Jumal kasutas teda oma kuningriigi heaks. Ja me saame küll öelda, tubli Paulus, aga see on kõik tänu Jumalale. See on Jumala arm, et meil oli selline eeskuju nagu Paulus. See on tänu Jumalale, et meil oli selline eeskuju nagu Jeesus. Tänu Jeesusele Jeesuse eest.
Sest mulle meeldib üks näide, mis üks teine pastor tõi meist kui kristlastest, et me oleme kui nagu piibel räägib, me oleme adopteeritud, me oleme lapsendatud Jumala perekonda. Aga tead, vahest me oleme ise sellised lapsed, nagu sa endale ei tahaks, ütleme niimoodi. Sa oled selline laps, kes käib sinu kõrval, topib sõrme ninna, hakkab avalikus kohas karjuma ja kriiskama, trampima. Aga mina tahan kommi. Emme, osta mulle Barbi. Me oleme vahest kõige isekamad lapsed, kõige ülbemad lapsed, kes me üldse suudaks olla. Sa võid võrrelda sellega, et meie, kui me eksime, siis see on täpselt võrdpilt sellest, kui sa näed, kuidas laps käitub kuidagi kehvasti. Ma kunagi tegin selle näite ämbritest, sa astud ämbrisse ikka ühte ja samas ämbrisse astud mitu korda. Kas arvad, et Jumal võib ära tüdineda sellest, kuidas me vahest mööda paneme? See on täpselt samamoodi nagu need lapsed panevad sõrme kuskile, kus ei ole vaja ja käituvad ebaviisakalt. Ja meie oleme vahest täpselt samasugused. Ja kord, kui sa teadlikult tahtmata valetad või himustad kedagi või kadestad kedagi või ülendad ennast, siis tuleta meelde, et Jumal on armuline. Ja me mõtleme, et Jumala arm on niivõrd suur, see on niivõrd tohutu. See on niivõrd, nagu ma ütlesin, välja teenimatu. Et sa võid mõelda, et aga kui Jumal on armuline, siis miks ma peaksin neid asju üldse tegema? Miks ma peaksin elama Jumalale? Miks ma peaksin lugema piiblit? Sest tead, paljud inimesed, paljud kristlased, toovad Jumala armu ettekäändeks. Jah, ma eksisin, aga Jumal on armuline ja kõik on tore. Kõik on ilus ja küll ta mulle andeks annab. Aga üks osa Jumala armust on see, et Jumal annab meile armu, et olla võimekad tegema neid asju, mida ta on kutsunud meid tegema ja selle võimekuse hoiduda nendest asjadest, mida ta ei ole meid kutsunud tegema või siis need asjad, mis on valed, mis on patused. Ta on andnud meile armu mitte teha neid asju, mis teevad meile kahju ja mis on temale pole meeleväärsed. See tuleb tagasi selle südame juurde. Jumal vormib seda südant. Muidugi sa pead tahtma seda. Sa pead tahtma seda, sest see peab olema sinu südame igatsus. Sest isegi kui sa mõtled selle peale, et ma tahan teha seda, aga ma teen hoopis midagi muud, mis on vale. Et ma teen midagi halba selle asemel, et teha midagi head, mida ma tahaksin teha. Oluline on see igatsus ja see, et sa lähed sellele igatsusele järgi, et sa ei jää lihtsalt, mõtled, et ma ei jõua kunagi selleni, et ma ei suuda kunagi selle inimeste vastu kena olla. Et vaata jälle ma ütlesin talle valesti. Aga sa keskendu sellele, mis on sinu igatsus. Kas sinu igatsus on öelda sellele inimesele halvasti või sa tahad näidata tema vastu armu? Mis on sinu igatsus? Kui sinu igatsus on tõesti teha halba ja kurja, siis sa mitte ei ole kristlane armu all, vaid siis sa otseses mõttes sa oled õel. Sa võib-olla oled pööranud täielikult selja Jumalale. Kui sinu igatsus on teha kurja. Sest kui me võtame vastu Jeesuse, me võtame vastu Jumala armu,
siis meie südame igatsused, mitte momentaalselt, aga peaaegu koheselt on täiesti uued. See ei tähenda nüüd seda, et võib-olla kui sa eile said päästetud, sa ei taha enam kohe baari minna või klubisse minna või saada kokku nende inimestega, kes seal petavad, varastavad ja alavääristavad. Aga ühel hetkel sa hakkad mõistma, et kuule, aga see, mis on teod, on vale ja mina ei taha olla selline. See on märk sellest, et sinu südame igatsused on muutunud. Sul on uus süda. Millised on sinu südame igatsused? Sest mitte meie ei olnud nii tublid, et me otsisime välja Jumala ja leidsime tema. Vaid kes on sind armastanud kõigepealt, küsime. Jumal armastas sind. Jumal armastas sind enne, kui sa sündisid. Jumal armastas sind enne, kui sinu vanemad sündisid. Jumal teadis, et sina sünnid praeguses ajahetkes. Kui Jumal saatis Jeesuse siia maa peale, siis ta mõtles, et tahan näidata oma armu temale. Tänu armule sa saad olla tunnistuseks inimestele, sa saad olla julgustuseks inimestele. Tänu Jumala armule sa saad teha head siin maa peal. Ja tänu Jumala armule sa mitte ei tee head selleks, et paista ja tunduda tore ja kena, et see on tänu Jumala armule, et sa saad au tuua Jumalale. Amen. See on Jumala arm, mis teeb meid paremaks. Jumala arm, mis muudab meid. See ei ole meie teod. See ei ole religioon. Me ei ole õigeks tehtud läbi oma tegude, läbi selle, et me teeme mingisugused asju, mis on nimekirja pandud. Ja loodame, et äkki sellest piisab, sest see ei ole kunagi piisav. Täpselt nagu me lugesime siit täna, et üks üleastumine, üks viga, tulemus surm. Siis Jumal saatis selle lahenduse. Üks arm täielikult kõige ja kõigi eest. Selline on Jumala arm. Selline on Jumala armastus. Me teenime imelist Jumalat. Ja Jumal armastab sind. Jeesus ohverdas ennast meie eest. Ta läks surma. Sellepärast, et mitte et sa saaksid välja teenida seda, vaid ta oli armuline sinu üle. Ta andis vabatahtlikult ennast sinu eest. Tänu sellele armule meie saame teha tema tahtmist. Surra nii-öelda oma igatsustele ja hakata järgima tema igatsusi. Jeesus ütles, kes jätab maha oma vanaelu ja järgneb mulle, haarab oma risti, surmab oma vana olemuse. See saab vastu elu. Ja kui sa ikka veel peaksid näiteks mõtlema seda, et miks ma peaksin, kui Jumala arm on nii imeline, siis miks ma peaksin tegema seda? Kui sa mõtled selle peale, et Jeesus armastab sind nii väga, ja Jeesus ütles, et kui sina armastad mind, siis järgne mulle. Tee seda, mis mulle on meelepärane. Paneme silmad kinni ja langetame pead. Kallis Isa, ma tänan sind sinu imelise armu eest. Ma tänan, et sa oled saatnud oma poja meie eest. Ma tänan, et sina oled meile andnud selle võimekuse uurida sinu sõna ja käia sinu teedel.
siis ma tänan sind sellest, et sina saad ilmutada meile üha rohkem ja rohkem oma plaani, oma igatsusi, et meie saaksime järgneda neile. Ja see on korrigeeri meid, kui me oleme sattunud valele teele. Aita meil mõista oma viga ja pöörduda sellest. Ja ma tänan, et sinu täiuslik arm on tulnud kõigi meie üle. Isa, me ei taha elada ilma sinu armuta. Me tahame käia igavesti koos sinuga. Me tahame, et sinu igatsused oleksid meie igatsused. Et sinu teed oleksid meie teed. Et me saaksime täielikult nautida seda elu, kõigest, mis me teeme ja tuua au ja kiitus sinule. Sest isa, sina oled väärt. Sina oled väärt meie elusid. Täpselt nii, nagu sina nägid, et sinu elu on väärt meie elusid. Nagu sina ohverdasid ennast meie eest, isand, samamoodi toome meie oma ihud, oma elud sinule meelepäraseks ohvriks. Ma anname ennast sinu kätesse. Siis me täname sind sellest, et sina ei jäta meid. Ja sa oled niivõrd armuline, ja kui ka meie pöörame sulle selja, siis sina ei pööra meile kunagi selga. Halleluja, ma tänan sind sellest, et sinu uuendav arv saab värskendada meie usku, meie kindlust sinus. Ja ma tänan, et me saame januneda ja igatseda sind enam kui kunagi varem. Ja me saaksime olla ustavad sinule, nii nagu sina oled ustav meile. Ja ma tänan sind selle eest. Me saame lõigata neid viljasid sellest. See on aita meid, et kõik, mis me teeme, saaks olla täis sinu armu ja täis sinu armastust. Me saaksime olla meelepäraseks tunnistuseks sinus siin selles maailmas nendele inimestele, kes sind veel ei tunne. Ma tänan sind selle eest. Ma tänan, et sina oled see, kes muudab meid. Jeesuse nimel. Tänan sind selle eest. Amen. Halleluja. Loodan, et sa said täna siit midagi. Loodan, et sa said julgustatud, üles õhutatud. Te võite püsti tõusta. Ja ma küsiks, et kas kellelgi on palvesoov.